Ahoi kotkad, mis toimub siis? Tere! Jõu! Noh, mis on? 70 või? Laager? Vist peaks olema? 70. Hea küll, aga meid on seekord 6. Sellepärast, et viimasel hetkel otsustati jälle, et ei soovi laagrisse ja asendust me ei leidnud. Seega lähme siis kõik koos paatidega peale ja paneme kõigepealt unnad sisse ja siis jõe peale. Nii, me jõudsime siia Põhi-Ahvena kohani välja nüüd, sellepärast, et varem midagi ei tulnud ja meil on kõik kaasas paatide peal, seega saame teha ühe tiiru pikemalt ka, kui tahame. Vaatame, kuidas siin on, et kas õnnestub siit Ahvena kohast midagi kätte saada, et väiksed landid on küljes ja proovime. Mina ise ei loobi muidugi, sest et kui mul on 3 tükki peal, siis muidu 4 paadist spinninguga loopida läheb natuke kitsaks, on need landid risti ja et ma ise olen praegu lihtsalt juht. Seekord. Haug väike. Sõitke edasi, väike haug. No nii, väike haug. Et see läheb nüüd tagasi kohe. Näpitsad on seal pool? Jaa, mul on kotis näpitsad. Väga hea. Ma panen selle siia. Anna see minu poole see ots, jah. No tegelikult oleksid saanud ridva otsa üleval hoida ja kõlgutada ta paati, et ei pea panema niimoodi ritva kaugemale endast, aga ta on silma juures. Saad näpuga lahti? No, väga hea. Esimene kala. Yes. No nii, olen vee pealt tagasi. Tegelikult tuli seal Ahvena kohas, kui me hakkasime juba tagasi trollama üks ahven ka, aga ma ei hakanud selle teise paadi kõrvale sõitma enam, kui meil trollamislandid sees olid ja rohkem ei saanudki. Üks väike haug, üks ahven selle sõiduga. Ütleme vahepeal, mis supp see on siin, ma ei tea. Kananuudli. Kananuudli suppi ja siis ma ei teagi. Püüame vist kallalt ka natuke, kõigil seljad haiged, sai väga pikk sõit tehtud ja siis mingi aeg paneme uuesti paadiga peale. Siin saadi nüüd mingi suurem roosärg vist jälle, kes see sai? No ikka Eerik, kes muu? Eerik on meil siin roosärg püüda. Palju oli? 24,5. Ahah, väga hea. Ei ole suur. Noh, ikka midagi. Praegu kõige suurem. Täna kõige suurem. Jah, selge. No mis nüüd siis oli? Teine vend, kes juba vette kukub, siin see laager, et telefon taskust välja, kui on. Kui nüüd paadist välja astuda, siis jah, paat läheb natukene sillast eemale ja Anna see. Vaasti peab 3 ka minema. no võt. Ega midagi, parkige ära, vaatame selle mootori üle. Nii, siin tuli üks ahven ka, ära viska, sõidame kõrvale, mõõdame ära, sest meil on vaja nii-öelda võistluse jaoks numbreid teada. No. Kui, mis lant tuli? Too väike plekk. Vaadake, et õigesti mõõdate. See polegi midagi nii suur. No jah. Kas laseme tagasi? No mis sa mõtled? Ma arvan küll. Kui puhastada ei viitsi, lase tagasi. No jah, 22 senti. Hea küll, väga hea. Yes. Me sõidame tagasi poole natukene, muidu me oleme liiga koos. Läks Markuse und tagurpidi. Vaatame. Tagurda, Eerik, tagurda. Pop. Rahu. Vaikselt. On küll ju. On. Tule siia poole. Tuli ära küljest just. Ei, see oli mingi 45 haug. Ei olnud suur, jah? Okei, no on nagu on. Ma söön edasi ja vaatame. Oi. Oota, ma tulen!
nii, ja nüüd on Alli kord. Nii küll vesi tuli. Ma tean, päeva tuleb. me nüüd vahepeal ei filminudki, käisime veel vee peal, aga midagi otsa ei jäänud peale rohu. Et sellepärast siin nüüd ongi päevast järsku õhtu saanud ja juba hakkame grillama, et kala ei söönud. No siin kalda pealt meil kõige kõvem kalamees on Eerik olnud, tema saab siin kalda peal käsikaga kogu aeg, on ju. Aga teised tõmbab igalt poolt, jah. Teistel ei ole väga midagi, aga no ühesõnaga grillame ära, vaatame selles mõttes, et meil on siin probleem, müristab ja tuleb sealt juba peale. Eks ta pidigi tulema õhtul, et ma loodan, et jõuame siin ära teha oma vinkud ja vahukommid, et aga juba müristab siin mõne kilomeetri kaugusel, et me saame ehk tehtud ennem. Ja kui siis nii tugevalt nüüd sadama hakkab, ega siis muud polegi, kui tänaseks kämpse ära või... Oi. Näed, niimoodi laivis otse kohe. No. Mõõdame ära. Mõõdame ära. Laivis tuli, noh. Mõõdame ära. See isegi ei tulnud üles. No, mõõtke ära. Mõõdame ära. No nii, siia see jõudis nüüd see vii. Aga noh, vist jõudsite ära, ma ei tea, grillata, kes tahtsid või? Jaa. Igal juhul nüüd läheb jube maruks ära. No nii, teise päeva hommik on ja hommikusöök ei hakanudki näitama, olid võikud täna. Tulime juba vee peale ära ja vaatame, kuidas täna on. Et ka mingi hetk lubab vihma, aga üldiselt peaks olema sükene kuiv päev täna. Et noh, midagi ta siin juba tegelikult, mingid pilved on ka vahepeal, aga ei tea, kas nendest tuleb juba midagi. Tegelikult praegu ei tohiks tulla vihma lubas päeval millalgi. Aga no vaatame, see ilmateade paneb siin viimasel ajal kogu aeg mööda ikkagist ükskõik millist vaatad seda ürri või isegi see radaripilt üks päev vaatasin, noh, näitas, et no ei tule vihmapilve peale. Aga ikka tuli vihma sealt kuskilt, et noh, ei tea enam midagi usaldada, sellepärast ma ka olen igaks juhuks kas vihmajope seljas või vähemalt paadis kaasas kogu aeg, et mina ei taha märjaks saada rohkem, et aitab küll. Ma nägin, kuidas see sults käis. Nii, tuli üks kala ära, Eerikul ahven, aga väike. Et jah. Ma nägin, kuidas see ründas. Aha. Vee pealt võttis siis või? Ei, see oli nagu, ma nägin enne sultsu, siis ma olin, et vaatame, kus nüüd tuleb, siis tuli. Okei. No jah. Väga hea. Meie lant, jah. Suur võtakahv. Nii, Ui, see on väga suur kala. Väga suur kala. Haug. No nii. Võta. Tõsta sisse. Haug. No võitles küll hullusti. No jah, tõmmas nagu oleks eriti hiiglane, aga... Normaalne ju, see on päris hea ju, selle võtan kaasa. Mõõdame enne ja mis sa juba kaasa võtad, kõik kotti kaasa kohe, mõõdame ära ikka, mis ta on, ma ei näinud kohe, ta vist on mõõdusega. Jaa, päris suur. Võitles jumala hullusti. Meetrine! Nii, võtame ära. Ei no, ma saan aru küll sellest emotsioonist, eks mul omal ka, noh. Kui pole ammu midagi mõõduskala saanud, siis tundub see poolemeetrine ka nagu päris suur, kui ta otsa tuleb, et... Vaatame, mis ta on, et mõõd siis... No, kurat, see on nii nibin-nabin, et... Ta on nii nibin-nabin, et... Ongi maitseb siis. No, hea küll. Ütleme, et on 50. No ta ongi täpselt mõõdus selles mõttes, et noh, kui inspektor mõõdab, tema võib-olla leiab, et ta on 2 millimeetrit väike. Panen tagasi. No mina laseks kindluse mõttes. No liiga täpne värk, et mis sa ikka poolemeetrisega saad suurema ka. Kingi kalale lihtsalt elu, et ta on liiga nipa-napa ja ta ei saanud viga ka, on ju. Jah.
tubli poiss, õige, et ei ole mõtet liiga nipa-napa võtta, teinekord tekib mingi probleem, vaata sellest veel, et pärast on nii, et tuleb inspektor ja mõõdab oma lindiga, ja vaata siis ongi, noh. Las ta olla parem, et jah, elab. Nüüd on hea tunne, said kalale elukinkidega, see ka paha tunne peale, alati ei pea kõiki võtma, et liiga nibin-nabin ma ei riskiks nende täpselt 50-stega kunagi, et noh, see ongi see teema, et tuleb mingi inspektor, kellel on natukene venitatud lint ja siis hakka vaidlema sellisega, et ma olen elus igasuguste spetsialistidega, paberiga spetsialistid, kes nagu noh, nii palju vaielnud, et ma ei viitsi enam vaielda, et noh, ükskord ma vaidlesin ühe korstnapühkijaga, kes ei osanud üle 10 lugeda näiteks, sellepärast, et ladusin kuskil korstnapitsi ja siis oli siuke teema, et hakkas seal mölisema midagi, et korsten ei ole piisavalt kõrge, on ju. Aga ma olen eluaeg neid korstneid ladud, ma täpselt tean, mitu rida, mitu sentimeetrit korstent on nagu, on ju, noh. Ja mul oli veel 10 senti ülegi, kui vaja, aga korstnapühkija jaurab ja et ei, et seal oli nii palju ridasi mul laotud, on ja ma ei viitsinud taga vaielda ka, ta oli mingisugune kuradi Aikido äss ka veel Eestis ja ma mõtlesin, et ma ei viitsi, kurat. Tuleb väänab mu veel kringliks ära, kuradi psaiho ei saa aru, no. Ei oska lugeda üle 10, no. Et mul oli 13 rida ja see on nagu täpselt meeter korstent minu puugiga, noh. Aga vaat siukene värk, et niisugused mõned on niisugused spetsialistid, et siis hakkasin vaidlema, kui tuleb mingi inspektor ja tal on mingi välja venitatud mingisugune, ma ei tea, rätsepalint ja siis vaidledaga siin, et kas on 50 või ei ole, et lasta parem minna. Võta kahv sina. Kala. Jälle. Ui! See on mingi kulmene ju. Ei ole. Kinni. Kus see kolmene on? Oo, kiri, kolmene tuleb. Kolmene. Meetrine, jälle meetrine. Kolmene, oot, tõmba, kahva kohe. Kolmene. Kahva ruttu. See on suur. Oota, ma võtan käega, see ei mahu kahva ära. Oot. See ei mahu kahva ära. Tõmba, ma võtan käega, see ei mahu kahva. Võtke käega välja, see ei mahu kahva. See on kala. Oi. See on juba 2 meetrit ju. Istu. Nii. Rida otsad ka, hoidke, et ei lähe. Pani minema, sai minema. Ei saadki kätte. Vot sellised kalad meil ongi siin vahepeal. Aga noh, poisid teised hakkasid liiga eest ära minema, ma pidin muidu 5-ndaga kimama järgi, et nüüd nad said nagu tagasi, aga noh, algul oli Eerik täitsa kindel, et 3-le augel otsad. Ta ütles alguses 5. Ai, kurat, suslikud. Päriselt 2 või? See oli selline. No nii, mis teises paadis oli jälle meetrine või? 2, see oli selline. Neil oli nüüd 2-kilone teises paadis jälle meetrine. Aga ärge eelmise klipi pärast nüüd õiendama hakake, sellepärast, et eelmine klipp see. Nii. Ei ole. Eelmises klipis Robin, sa just vahetasid seda. Pusa võttis just seljast ära, sellepärast hetkeks ei olnud vesti seljas, et täpselt sellel hetkel tuli Eerikul ju 3-ne otsa. Et pusa lendas sul ka siia maha veel mustaks ja noh, võt midagi üle ei jäänud. Vot. Aga hea küll. Päästame lahti. Jälle mingisuguse 2-meetrise vist see ei tule üldse järgi. Ja siis vaatame. No nii. Meil on siin üks hund jälle. Jälle on vist 3-kilone. 10 meetrit. 10 meetrit. No meetrine peab raudselt olema. Tee alguse tugev. Ta ei ole väga maha kerinud. Oot, ma keeran nüüd õige küljega meid. Siin ei ole kalmis või? Mine siin otsa peale.
oota, Eerik! nii. On! Tõmmand lahti. No. Võttis ära või? Okei. Action hakkas ta. Vaatame jälle siin neid elukaid. Keegi räägib, et see näeb välja nagu Anne Veski või? See on Anne Veski. No minu arust on ta Pille moodi, sellepärast on nime sai ka. Blond Pille soeng. Pille. Jah. Ta on nagu täiesti Anne, ta on nagu peas Anne Veski, ta keha on ka Anne Veski. On või? Tagumik on rohkem Anne Veski. Tagumik. Sa vaatad, piilud Anne Veski tagumikku meil telekast või? Kus sa nii täpselt tead, milline Anne Veski tagumik on? Jaa, vaata poisirääkad. Talle meeldivad vanemad naised või? Anne Veski tagumik, jah. Pane näpp sõltu näppu ära. Annab suve. Oi, ta on täitsa punased. Nii, meil on siin Robini und tagurpidi. Vaatame, mis juhtub. Vähem maha kerinud, ma kardan, ta on tõmmanud niisama, aga noh, eks me näe. Vaata. Aga kui ta on tõmmanud, siis ta võib passida siin samas ka niimoodi, et ta ei ole palju lahti kerinud, eks paistab. On või? Ikka mingi 2 meetrit oli kindlasti tõmmanud, aga tõmmanud kala küljest ära, jah. Robinil on 2 korda juba olnud see mingi unnaga häire. No mis teeme, paneb kohe uue või mis teeme? Paneb kohe uue. Paneme kohe uue, siis sõidame vee peale, jah, okei. Seal on üks und jälle tagurpidi. Vaatame. Ei ole. Ja on jälle Robini und tagurpidi. Sama koha peal võttis keegi uuesti. Kas mingi väike lollitab või ei tea, vaatame. No see peab midagi olema. Vesi on ka vist märg. Tõmmas ära jälle. Eks mingi väike vist. Siin tuleb nüüd kaldapüüki ka vahepeal teha, ainult vee peal ei ole. Latikaparv. On jah teine. Jah. Juba jah, aga see on jah. Väike. Väike, aga natukene suurem kui eelmine, ei ole päris nii pisikene, aga no vaadake. Panite sööta sisse või? Jaa, just viskas. Aha, no jah, vaatan, äkki tuleb midagi suuremat ka olla. Täpselt latika sööt ka veel. Jah. Väga hea. Yes, jah. Väsita! Nii, suur latikas. Vaikselt väsita, ära venita rohtu. Nii. Tasakesi. Oi! Mine lihtsalt. Ma jään kinni. Ma ei taha, et ta lahti läheb. Ei, ma saan siit. Anna siia. Ma jään kaamerat hoida. Nii. Hoppi. Jumal, ta on suur. Ei, palun ära mine ära. Natuke tõmba siia poole. Ossa! Yes! Mida? Oota. Mida pekki? See on räme suur! See võidab küll laagri ära. Ossa, loisu, 2 kilo. See on 2 kilo, ma arvan. Ei ole. See on 1 kilo või? See pole päris kilogi või? Mul on seal suurem. Too enda see kaal. See on mingi 700 grammi äkki, ma arvan, maks. Mine pekki. Pole ammu niisugust kala näinud. Ta on, ta on nagu suur, aga ta on lapik, vaata, ta ei ole. Kus sa selle välja tõmbasid? Siit sama. Sealt või? Tulla teil päriselt hakkab 1,4 seid nagu Rauno sai. Upsti! Kas usse saaks juurde või? Saab ikka. Mida lotikad? Võin vaadata korra või? Oda, võta. Mõõdame ära. Oi! See on ikka... Sa arvad, et see annab rohkem punkte või? Vaatame, ma ei tea, mis ta pikkus on. Ei, see on mu rekord. See on 43. Opsti! 43 senti latikas. No, eks sa pane siis see sumpa. Mis asi see nüüd oli siis?
mis asi see oli? Mis sa vedeled siin? Ja ma arvan, et väga paljud ei tahagi enam võib-olla vee peale tulla peale seda latikat, et loobiti latika sööta sinna sisse ja nüüd. Aga sööme ära ja vaatame, kui paljud siin tahavad veel spinninguga vee peale tulla. Nüüd on kõik seal koos. Teises paadis väike haug. Eks lasevad lahti. Aga on veel on rohu sees seal kinni neil. Okei, laske lahti. Me ei hakka kõrvale sõitma, me teeme siin ise praegu loopimist. Siin panga ees, et... Mis landiga? Aga okei. Nüüd tuli Ikol ka sükene suur latikas. Vaatame, mis selle mõõt on. Yes. Pane kuskile. Nii hoia saba sirgu. See on sentimeeter lühem. 42. No jah. Ei ole sama pikk kui eelmine oli. 42 sentimeeter lühem. No ikka võib. Erik, kutsu teised. 660. On või? Jah. Oh, väga äge. No. Jah, siis. Panen ka sinna. Ma näitan teistele ka. Erik, võid. Siis hakkavad kõik nüüd püüdma. Erik, võid. Võta kaal ka, Erik. Erik, kaal. Võta kaal ka. No nii, tuleb siis täna õhtune, teine õhtune grill. Et kaldalt on nüüd saadud siin ilusat latikat, nad söötsid sinna sisse, sinna sopi otsa. Ja seal on mingi action all, paar suuremat läksid ära ka veel. Aga kaks sükest, noh, ütleme siis, mis nad olidki, 42 ja 43 sentimeetrit saadi kätte. Nüüd on süsa enam-vähem valmis neil siin, panen paar pulka veel juurde ja siis vaatame, mis edasi teeme, et kas lähme jõe peale veel või tahavad kaldal püüda, eks vaatame. Haug, jah, väike haug. Väike haug. Aga noh, hästi väike. No, mis teha? Yes. Yes. Et hommik on käes, viimase päeva hommik. Viimased söövad siin, no pole hullu, saate veel tulla sügise või augusti, sealt tuleb veel paar laagrit. Noh, mitte paar laagrit, päris palju laagreid tuleb tegelikult augustisse, sest me juba eile siin juba settisime mingeid kuupäevasi siin veel. Et jah, teen kohvi lõpuni, lähme vee peale ja vaatame, kas veel haugi ahvenet või turba või Erik tahab turba saada, ma sain aru, aga pole veel saanud seekord, on ju. Jah, no vaatame, äkki täna siis. No nii, täna hommikune esimene kala. Ja see on väike ahven, väike punnsilm. Laseme tagasi. Jah, okei. Midagi ikka. Tegid musi praegu või? Jah. Sorro paelussi ei karda või? Ei karda. Äkki Sorro paeluss just praegu selle ahvena sees ja nüüd hüppas sulle naksti suhu. Okei. Hea küll. Viska ära, jah. Või. No trollame vaikselt tagasi, teises paadis tuli ka väike ahven, et ega haug ei söö, siin ahven nokib juba, aga haug ei söö. Noh, esimene sõit ka muidugi täna, ega me ei tea. Võib-olla ta hiljem sööks, aga ma kahtlustan, et kõik on nii väsinud, mul omal on kaskene väsinud olemine, et ega ta vist ei viitsi väga paadiga sõita, keskendume latikale, siis kui eile see võttis, jah, ma teen mingi möksi valmis, graanulit ja paneme sinna mingid siirupid ka juurde ja asja veel ja vaatame. Saame mingit latikat või roosärge või midagi siis veel. No nii, meil on siin üks söömaaeg ja siis ma ei tea, ega vee peale vist keegi ei taha, aga sisse on söödetud, vaatame, mis kaldalt saab. Mina sain küll siin kaldalt, ma ei filmin lihtsalt siin vahepeal selle ussiga sain ühe suht suure särje ja aga ma hakkan ise maimu püüdma, et kui poisid tahavad maimu, siis ma annan neile maimu, kui nad ei ole huvitatud maimust, siis ma jätan need endale õhtuks ja võib-olla lähen õhtul korra veel proovin maimuga kuskilt jõe pealt, eks paistab. No viimase päeva uimine. No. Erik.
see oli maokas pigem. No selge, ma söön ka ära, püüan maimu edasi, keegi vist väga huvitatud ei ole neist maimudest, jääb mulle. Ma ei tea, kõik tahavad millegi muuga püüda, aga noh, ise teavad. Maimuga oleks võimalus veel teha üle see latikas, mis praegu juhib. Nii, see on nii suur viidikas, et see võib veel latikal ära teha, sest latikad on meie mõistes ikkagist 43, ei ole väga suur latikas, aga Iko mõõdab selle ära kohe, mine mõõda ära ja jäta meelde, mis see mõõt tuli. Mõõdulind kairitan seal, vaatake üle. See on suur. Näita, ussiga. Jaa, ussiga. No näed, siit samast oleks maimuga seadub, näita seda. Mine, see on päris suur. No, selle teeme ära. Okei, jah. Ma arvan, et siin võib nüüd ahvena parv all olla, sellepärast ma panen kohe maimu sisse, sellepärast et kui siin üks on, võib teisi veel olla kohe. No nii, poisid lasid maimud käiku, sinul läks Augõra maimuga on ja sul tuli nüüd kohe ilus näita siia. Vaat siuke ahven tuli maimuga. Oi, näe, võiskas selle välja. No jah. vaata, kui võtab. Vot. Siuke värk. Väga hea. Maimud töötavad, ma püüan maime juurde neile. No nii, võib olla viimane sõit, me ei tea. Paar poissi üldse ei viitsinud tulla kaasa enam, aga teises paadis seal 3 poissi on, et vaatame, kas tuleb see sõit midagi või ei tule, eks ole näha. No nii, teises paadis jälle üks väike haug, aga jah, läheb tagasi. Me ei hakka päris külje alla sõitma jälle näitama, sest võiks sest näidata, okei. Varsti oleme tagasi juba kodu ka. See haug oli poistel surnud haug. Jäi kogemata selga pidi kinni, aga surnud elukas, ma ei tea, kuidas see joppas niimoodi landi otsa, et ta lihtsalt laipna. Tragiti nii-öelda konksu otsa, aga noh, on nagu on. Nüüd me nii-öelda trollame tagasi kodu poole, vaatame siis, mis kaldad veel või kui keegi viitsib veel, jõuab tegelikult veel paadiga peale tulla ühe sõidu veel. Kaamera, mis taga juhtub, see on vesi ju. Telo on taskus või? Jaa. Anna käsi. Kiiresti, tule välja. Tule redelis. Sa kurat, Telo ka või? Noh, saad või? Joh, ei tii. Kähku Telo välja ja... Kähku Telo välja, au. No, tänapäeval on ikka esimene asi ongi kaamera käima, mis see siin muud. Ma pääsin su plattu. Kas sul on see veekindel jälle? On. No siis ei ole midagi. 13. Noh, see paadist välja astudes ikka läheb. Teine plätu on kuskil seal vees. Ma ei tea, nüüd saad kahvaga kätte või... paadis, okei. See on juba teine kord see lahke rõhkus niimoodi sisse käiaks. Sa pani veidi järgi või? Nii, saadakse maimuga siin veel ahvenat. Tuleb, mis 30? See on 20 heal juhul. Ma pean veel endale maimu panema. Tuleb panna, jah. Tahad tagasi lasta? No, ma ei tea, kuidas meil siin maimuga lugu on, et palju meil seda maimu tünnis pole enam, tuleb juurde püüda. Nii, jälle ahven, mingi parv on all. Just laagri lõpus, siis alla tunni on jäänud ja... No nii, tulebki. Ja. No nii, siin on viidikamees, Siin on mingi pai. kes viidikaga ära võitis, selles mõttes, et paar punkti rohkem kui see latikas, sest viidikas on väike kalaliik, aga meil käib punktisüsteemi järgi. Kas me teeme ka niimoodi, kes see kõige rohkem ahvenaid? Ei, aga noh, Iko otsustas, et ta tahab siis seda kotti, sest siis olla see kott. Siin on meil küll valge, mitte värviline logo peal, aga noh, ikka. Kalakott, ütleme, kalal käima kott on ju. No aga ma arvan, et teemegi selle laagri lõpu klipi siin ära, mis me siin ikka, et kirige magama ära kratid ja kohe lähevad viimased ka ära ja davai, tulge laagritesse. Veel on mingeid kohti, et augustis tuleb veel ja septembris hakkab nädalavahetuseti tulema ja... Tulge laagrisse. Jah, kirige magama ära. Subscribe'ige ka. Subscribe ja like.